siit ongi hea edasi minna nende mõtetega, et me teame, et uuenev tehnika peaks andma meile rohkem aega ja valikuvõimalusi. Kas me oskame neid kasutada heaks või halvaks, ongi meie esimese paneeli teema. Ja teemaks on siis, kas tehnoloogia ohustab inimõigusi. Ma palun siia Ivar Tallo, kes on selle paneeli vestlusjuht, E-riigi Akadeemia asutaja ja nõukogu liige. Palun. President Rüütel, ekstsellentsid, daamid ja härrad. Me just kuulsime tegelikult David Griffithi suust seda kolmandat katsumust või third challenge tehnoloogia kirjeldused, mida ta teeb. Nii et ta pidas selle sissejuhatuse ära, mida mina oleksin pidanud nüüd pidama. Ma lihtsalt võib-olla mõned mõtted tõmbaksin alla, et kõigepealt see, et ühel hiljutisel seminaril paar kuud tagasi, mille pealkiri oli selline nii-öelda rahulikku arengut lõhkuv kiire tehnoloogiline muutumine, seal üks Austraalia suuremat sorti eraettevõtja, konsultatsioonifirma juht tuli välja teesiga, mis mind suhteliselt rabas. Ta ütles, et teate, et riiki on liiga vähe, et meil on muutumine on praegu nii suur, et meil oleks vaja rohkem reegleid. Aga riiki on liiga vähe, riiki ei ole kuskil olnud. Vaat selleks, et me neid reegleid saaksime kehtestada, selleks me peaksime kõigepealt neid omavahel arutama. Ja ma arvan, et selleks ongi see poodium ja see väga ajakohane paneel ja üldse see küsimuse tõstatus. Sest tõesti need muudatused, mis praegu kunstliku intellekti arengus toimuvad, kuidas need mõjutavad meie tulevikku, kõik need muudatused, mis on siis selles ennustavas analüütikas, kas see on õige või kuhu, nagu härra Griffith ütles, tõmmata see piir. Et mis on hea, mingile määral on see kindlasti hea. Et me paneelis hakkamegi seda kõike arutama ja küsima, siis paneelis on erinevad inimesed, kelle instituut on kokku kogunud üle maailma, neil on erinev nägemus ja me kohe hakkame seda nägemust siis arutama ja loodatavasti siis jõuame sinna. Vootele vist oli see, kes ütles, et tuleb esitada õigeid küsimusi, et meil on inimesed, kes pakuvad oma nägemusi, esitagem neile siis küsimusi, sest meil saab olema peale sissejuhatavaid väikeseid selliseid esinemisi võimalus kõigil arutada ja kaasa rääkida, sest teema iseenesest on ju väga lai. Kunagi me rääkisime sellest, et kas internet on inimõigus või sotsiaalne õigus. Eesti oli vägagi sellisel rindejoonel ja kehtestas interneti kui sotsiaalse õiguse aastal 2001, kui me mäletame. Nüüd me räägime juba sellest, et võib-olla tegelikult oleks vaja kehtestada õigust või vähemalt, mina kodus vaidlen selle lastega, et teeme nagu digivaba tsooni, et see peaks ka olema õiguseks, et jätame vahelduseks telefoni esikusse ja ei võta teda kaasa. Et neid maailm on muutumises. Proovime seda muutumist mõtestada ja nüüd ma siis kutsuksin üksteise järgi lavale meie esinejad. Esiteks mul on hea meel kutsuda Jeff Jarvist. Tema on New Yorki ajakirjanduse kõrgkooli professor ja ta räägib meile avatud internetist. Ta on selline positiivse maailmatunnetusega. Jeff, please, would you come and take a seat? So I just said... Nii et ma just mainisin seda, et tegemist on siis positiivse nägemusega. Kas on negatiivseid asju ka? Ja tõepoolest on mitme valikud, mida me peame langetama, aga siin me aga planeerimis positiivse heaks ja ta ütles, et ta kavandab juba, et ta on ostnud juba bitcoine. Nii et siis on lihtne temal olla positiivne oma suhtumises. Nii siis edasi.
siin Moitsa Painiku Ljubljana ülikooli sotsiaalteaduste dotsent, tema räägib kodakondsusest, info väärtusest. Moitsa, it is pleasure to have you. Mul on väga hea meel, et sa oled meie juurde jõudnud, nii et teie räägite kodanike õigusest, kes on kodanik. Palun võtke istet. On meil oma kodune inimene Ivo Juurvee, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse teadur- ja uurimisprogrammi juht, ja sinul nagu see lähenemine on selline neutraalne, eks, või tähendab, et tehnoloogia võib olla heaks ja halvaks. Ivo on vaadanud nagu ajaloos neid asju, ta kirjutas oma doktoritöö muuseas riigisaladuse kaitsest Eestis, nii et täiesti selline, aga nüüd me räägime siis tehnoloogiast ja tulevikust, eks? Või sa teed mineviku vaateid? Ma vaatan mineviku ka ikka natukene. Igatahes, varsti kuuleme, palun võtta istet. Järgmisena next please Matti Saarelainen. Tema on Euroopa hübriidohtude vastase kompetentsikeskuse direktor ehk siis valeuudiste spetsialist. Hi Matti, I think you are... Ma arvan, et teie siis räägite kõikidest libauudistest. Kas ainult Vene libauudistest või Ameerika libauudistest ka? Kõik libauudised. Tõepoolest see on meil päevagagi päevakornas. Siis Paul Przemysław Polanski, tema on Kosminski ülikooli professor. Hi Paul. Mul on väga hea meel teid näha. Te ütlesite eile seda, et te räägite paljudest revolutsioonidest, mitte ainult ühest revolutsioonist. Nii et kas me kannatame nende tõttu või olete positiivne, negatiivne? Positiivne, nii on väga hea optimist. Nii et palun võtame istet. Nii et kuulame siis avasõnad hetke pärast ära, aga ma tahaksin öelda, et mul on väga hea meel. Et eesti keeles ära lõpetada see ja siis me läheme inglise keelele üle. Eile õhtul oli meil väike istumine nende inimestega ja see on väga hea selline 5 paneeli püüda kokku sobitada ja meil oli väga huvitavad 2 tundi, kus me vaidlesime omavahel nendes küsimustes. Me loodame nüüd nagu taas luua natuke seda õhkkonda, mis meil eile oli ja võib-olla isegi edasi minna. Suur aitäh kõigile ja Jeff, would you start? Kas Jeff alustaks, ehk siis võite siis otsustada, kas istute või tulete siin puuli taha? Mina tulen Ameerikas vabalt istun, see on mulle suureks auks, et ma saan tulla siia esimest korda Eestisse ja kui ma sain kutse, siis ma ei suutnud ära oodata, et ma saaksin võimalust siia tulla ja kõndisin Tallinnas ringi ka. Aga mõtlesin selle peale, et ma olen tulnud siia selleks, et saaksin kaitsta homset eilse eest ja ma kardan, et ma näen siin sellist moraalset paanikat, mis on arenemas, mis puudutab interneti ja tehnoloogiat, mis on Euroopast Ameerika Ühendriikides vasakult paremale. Ja tõepoolest me näeme seda negatiivset aspekti, mis kaasneb tehnoloogiaga, kuid ma arvan, et see oleks positiivsem, kui me ei planeeri seda ette, sest ma kardan, vastasel juhul me kaotame need võimalused, mis veel võiksid olla. Ma alustaksin sellega, ma tuletan meile meelde kõiki neid häid asju, mis on seotud tehnoloogiaga, mis meil praegusel hetkel on olemas omavahel seotud maailmas. Me kuuleme ära neid hääli, mida me varem kunagi ajaloos kuulnud ei ole ja me võimaldame inimestega omavahel suhelda sellisel viisil, nagu see varem võimalik ei ole olnud ja isegi me võime valitsusi maha võtta. Kuigi nagu me teame, et internet oskab lammutada paremini kui üles ehitada, aga alustame sellest siis. Ja ma arvan, et meil on erinevad hoiakud teadmiste suhtes maailmas ja seda siis sellisel tasandil, kui varem, kus meil oli fakt, pidime minema fakti otsima raamatukogusse, no nüüd me saame sekundiga selle telefonis kätte ja see muudab seda diskussiooni. Kas me nüüd kasutame neid fakte ja kas me neid ka austame, on hoopis teine teema. Nii et kindlasti tehnoloogia ja internet on sellised asjad, mis tekitavad väga palju innovatsiooni ja kui me räägime ettevõtlusest, meil on vaja uusi töökohti, uusi tööstussektoreid. Tegemist on sellise kaubaga, mis tuleb tehnoloogiaga kaasa ja me hakkame neid asju kartma.
Meil on põhjus muretseda nende halbadeste pärast, aga me peaksime meeles pidama ka häid asju, neid asju, mida me püüame siis säilitada ja nende põhjal edasi minna. Me hindame maailma praegusel kujul, nagu ta on, me kuuleme erinevad meedialugusid, võrdleme need reaalsusega. Üks päev ma vaatasin oma Facebooki ja otsisin just selliseid vihakõnesid ja valesid ja hirmu. Kõik see, mida me kuuleme meedias ja ma oma Facebookis seda ei leidnud, sellepärast, et minu ema Facebookis ma leidsin, seal on inimesed, keda ma armastan, kes mulle meeldivad, kes räägivad mulle oma eludest ja see on väga hea asi. Nii et ma arvan, et me kõige liiga lihtsalt langeme selle ohvriks, kus me arvame, et tehnoloogiat me süüdistame oma probleemides, aga see asi võib olla meie süü. Meie meedia ja ajakirjandus oleme tegelikult suures osas süüdi selles, kus me praegusel hetkel maailmas oleme. Meie institutsioonid on liiga kaua olnud kurdid nende inimeste suhtes, keda nad peavad teenindama ja need inimesed kuuldakse ära ja nad on praegusel hetkel vihased ja seetõttu institutsioonid on hakanud kartma ja seetõttu me olemegi nüüd kus me oleme. Loomulikult on mitmeid ohte, mis on seotud selle tehnoloogiaga. Kõigepealt vaatame siis eraelu puutumatust. Me näeme ka seda, et Euroopas rakendub eraelu puutumatuse üldmäärus ja me näeme ka seda, et jagamine muutumas on samuti tähtsamaks. See, mida internet meile annab, on see, et me saame omavahel suhelda, jagada kõike, aga kui me nüüd sulgeme selle kõik üksteise eest, siis me kaotame selle, mis meil praegu olemas on. Ja tõepoolest me teame, libauudiseid on ka ja inimesi manipuleeritakse. Mul on Facebooki Fordi fondi ja teiste poolt finantseeritud võitluste libauudistega, kuid me näeme ka suunda kvaliteedi poole, kus inimesed tahavad saada kätte informatsiooni, mis on nende jaoks olulised ja et oleks võimalik siis vastutustundlikuid allikaid rohkem kuulata. Me näeme siin ka tagakiusamist, eriti naiste puhul ja see ei ole üldse vabandatav. Me näeme ka seda, et seda on kasutatud kui vahendit. Ma olen just Ukrainas käinud ja ma näen seda, et Vene väed väidetavalt kasutavad seda vahendit selleks, et saaks maha võtta internetist neid hääled, mis on olulised. Tegemist on sellise tagakiusamise vahendiga. Ärimudelid, me näeme seda, et internetis on probleem sellega, me süüdistame tehnoloogiat ja see on meie enda süü. Meil on uusi võimalusi, kuidas me saame avalikkusele pakkuda teenuseid, aga me ei tee seda. Siis on ka jälitustegevus. Me näeme seda, et valitsus on eraelu puutumatuse kõige suurem vaenlane, kuid samas me näeme ka teatud asjakohasuse meetmeid siin ja see kell tiksub kiiremini, kui ma arvasin. Me näeme siin moraalse paanika ohtu ja ülereguleerimist. Me näeme seda, et meil on tegemist kõrgete nõuetega regulatsioonidele ja madalate nõuetega eraelu puutumatusele. Me näeme ka seda, et meil on tegemist igasuguste erinevate nõuetega, nagu Eestis ja Kanadas, kus me teeme asju hästi, me loome vahendid, aga need vahendid saavad kasutada ka teised ja teistmoodi, nagu Hiina ja Venemaa. Me sellisel viisil võib-olla ei kasuta enam innovatsiooni ja reguleerime seda juba ette ära ja kõik asjad on halvad ja me takistame neid juba eos. Tahaksin hetkeks rääkida ka nendest põhimõtetest, mida ma arvan, me peaksime arutama ja vaatame ka edusamme, mida ma sellega seoses näen. Google näiteks, Google räägib praegusel hetkel sellest, et me peame mõistma, milline on allikate kvaliteet, turvalisus ja tõepärasus. Twitter peab samuti midagi tegema tagakiusamisega ja botidega ja libamasinatega, mis teesklevad, et nad on inimesed. Ja ma nägin ka eelmisel nädalal seda tehnoloogiat, et inimestel on küll õigus sõnavabad sellega, robotitel mitte. Mida saab Facebook teha ja mida ta võiks teha on see, et võõrad ei ole enam nii väga võõrad meie jaoks. Mida me näeme praegusel hetkel on seda, et seda teistsugust inimest peetakse halvaks ja see kasutab ära hirmu. Vaatame Saksa valimisi ja Saksa parempoolsed toetasid just need liidumaad, kus on kõige vähem pagulasi. Meedia, meie ajakirjanduses peame õppima ära kuulamise. Ma alustasin sotsiaalse ajakirjanduse õppetooliga ja seal me räägime just sellest, et me suhtleme kogukonnaga ja me õpime ära selle, et me
mõistame ja peegeldame erinevaid ja mitmekesisi kogukondi, enne kui me arvame ette ära, mida nad võivad öelda. Sedasama puudutab ka erinevaid asutusi, valitsusi, akadeemikuid, ettevõtteid, nad peaksid õppima ära kuulamise. Internet oli tehtud selleks, et me saaksime suhelda, aga me ei ole õppinud veel kuulama internetis, ainult räägime. Ja viimasena me peaksime rääkima ka selles küsimuses, kuidas me saaksime sellise moraalse autoriteedi kätte saada uuesti. Mida internet on võimaldanud avalikkusel on see, et nad saavad sõna võtta, aga kui me nüüd seda sõnavõttu ei kuula ja selle põhjal ei tegutse, kui meil on võimupositsioon, siis me kaotame ära need võimalused, mida internet on meile andnud. Suur tänu! Thank you, Jeff. Indeed. Aitäh, Jeff! Tõepoolest. Ma arvan, et 2017 on meil tõesti vaja sellist optimistlikku juttu, meenutust, et see, mida me oleme lootnud, osa sellest oleme ka saavutanud. Me oleme nõus kokku leppinud nii, et meil ei ole küsimuste sessiooni peale iga kõnelejad, kuigi ka mul on juba paar küsimust tekkinud, kui ma seda kõike kuulasin, aga nüüd läheme edasi. Ja Mojtša, nüüd on sõna sul. Minu sõnavõtt keskendub sellele, et peegeldada uut meediat poliitilises valdkonnas. Mulle meeldib, et kaasaegne poliitiline kommunikatsioon, seda iseloomustab kommunikatsioon nii online'is kui offline'is populistliku kommunikatsiooni esile kerkimine. Me näeme, kuidas õõnestub parteidemokraatia ja seetõttu kerkib esile populistlik poliitika, mida populistlikud parteid ja juhid kasutavad uut meediat, et pääseda inimestele ligi, et muuta poliitilist retoorikat, debatti. Ikka rohkem otsitakse sensatsiooni selleks, et haarata valijate tähelepanu. Valedemokraatia terminit on kasutatud viimasel ajal selleks, et kirjeldada, kuidas demokraatlikud struktuurid muutuvad tühjaks, kuidas juhtkond natukene taandub selleks, et anda meediale rohkem sõna, reklaamides eksperte, nende mõjutajaid internetiruumis, aga lõpuks ka populistlikud juhid, kes kasutavad meediat ja leiavad, et demokraatia on marketingi kampaania, eriti Facebook ja Twitter, mis võimaldavad isiklikku, interaktiivset kommunikatsiooni kodanitega. Seda on kasutatud väga palju poliitiliste parteide juhtide poolt, kogu ideoloogilise spektri poolt. Aga Twitteri kasutajad pärinevad peamiselt parempoolsetest parteidest. Kas interneti emantsipeeriv ja võimustav potentsiaal on piisav selleks, et võimaldada järelemõtlevat demokraatiat, et kasutada ka mõistust. Praegu need võimalused ei leia eriti kajastust, kui me vaatame poliitilist juhtimist, poliitilist areeni. Trumpilik tweetiga valitsemine annab tegelikult ebademokraatliku võimu. Üherealise tweeti võim on see, et tweetivad poliitikud võivad hakata asendama sisulist debatti. Üherealine säuts võib muutuda alternatiiviks argumentide vahetamisele, mille põhjal on võimalik jõuda siis konsensusliku otsuseni, mis on märgiks ka ühiskonnas. Ja niimoodi tweetivad ja Facebookivad poliitikud võivad osutada ohtu demokraatlikule otsuse tegemisele. Mis puudutab demokraatlikke õigusi, siis tuleb ära märkida, et populistliku tüüpi demokraatia asendab või kipub asendama tõde arvamusega. Andmed holokausti kohta tõejärgses ajas, seda võib võtta nii, nagu see ei oleks tõde, vaid midagi sellist, mille kohta võib inimene kujundada välja arvamuse. Migratsiooni põhjuseid võib samamoodi manipuleerida.
nii nagu need tegemist ei ole reaalsete põhjustega, vaid sellega, et migrantid, nagu me peamiselt kuuleme, on see, need, kes kuritarvitavad Euroopa ja maailma varjupaigasüsteemi. Tweetid, Facebook koos oma miljonite jälgijatega otsustavad äkki ära, et nad ei ole tegelikult inimesed, kes vajavad varjupaika, vaid nad on terroristid, kes otsivad lihtsalt majanduslikke ja sotsiaalseid võimalusi. Interneti ajastul näeme me seda, kuidas uut moodi hägustatakse fakti ja arvamuse vahelist piiri. Vanasti nimetati seda propagandaks. Valed ei eita tõde, nad panevad ennast paika alternatiivse tõena. Seda iseloomustab esile kerkinud võltsuudised, fake news. Ajaloos me oleme näinud ühiskonda, kus tõeotsijad ja ka inimõiguste kaitsjad lükatakse kõrvale ja enamus elab rahulikult koopas, kus inimesed ei näe enam põhjust tõde otsidagi. Muidugi oleks, ja ma ei taha siin kujundada mingit väga kurba pilti ja loomulikult me oleme näinud ajaloos, kuidas tehnoloogiad on alati demokraatiat mõjutanud revolutsiooniliselt, ka parandades inimõigusi, nii nagu me täna kuulsime, telegraafist, televiisorini, massimeedia, internet. Loomulikult on liiga lihtne lihtsalt interneti süüdistada. Faktidega manipuleerimine, tõe manipuleerimine, seda ei leiutanud Trump ega Twitter. Võltsuudised, libauudised on tõejärgse ajastu märgiks, aga me näeme seda ka propaganda ajaloos. Nii meedia, interneti valdkonna arenemine kui ka poliitilise valdkonna arenemine peaks tegelikult panema tähelepanu sellele, kuidas me kultiveerime põhjuseid selleks, et internet stimuleeriks debatti ja mõtisklusi demokraatia üle. Aitäh, Močka, sa tõid esile ka tõejärgse ajastu ja kõik need teemad, mis meil viimasel ajal peas on ja me selgelt mõtleme selle üle. Aga nüüd, Ivo, on sõna sul. Aitäh! Kõigepealt tahaksin tänada selle ürituse korraldajaid, isegi mitte ainult tänavu aasta, vaid et nad on teinud seda aastast 2011. Et nad on kutsunud mind täna siia kõnelema, aga veel rohkem, et nad on kutsunud mind siia 6 aastat. Ma ei ole inimõiguste spetsialist, ma ei ole saanud selle alast väljaõpet, aga kui ma olen midagi õppinud sellest varasemast 6 konverentsist, siis seda te nüüd näete. Enne kui me jõuame interneti teema juurde, tahaksin tuua mõned märkused mineviku tehnoloogia kohta. Tehnoloogia on ainult selleks, et asjad toimiksid tõhusamalt. Mis asju tõhusamaks teha tuleb, seda otsustavad inimesed. Machete on väga kasulik vahend. Aga seda on võimalik kasutada inimõiguste rikkumiseks, tapmiseks. Rongid on väga head, aga me kõik teame massi, küüditamisi, holokausti või nii kõrgelt arenenud asi nagu näiteks lennukid. 2011. aastast me teame, et neid võib kasutada relvana. Kokkuvõttes arvan ma, et kõik need uued tehnoloogilised seadmed on ennast pigem näidanud positiivsest küljest. See käib isegi tuumarelva kohta, mis lõppude lõpuks on andnud meile tuumaenergia ja globaalse kommunikatsiooni tänu lähetatud satelliitidele. Kui me räägime inimõigustest, siis seda paneeli kuulates, siis me räägime nendest artiklitest, mis puudutab privaatsust. Positiivse poole pealt on kena viidata, et artikkel 19, mis puudutab arvamuse vabadust, sõnavabadust, siis ma arvan, et internet annab meile palju variante võimalusi selles valdkonnas. Artikkel 20
rahumeelse kogunemise õigus, artikkel 21, ligipääs avalikele teenustele, eriti siin Eestis, kus enamik inimesi enamiku suhtlemist riigiga me saame teha ise, sõltumata sellest, kas oled Tallinna kesklinnas või kusagil maal. Sama käib hariduse kohta, kultuurielus osalemise vabaduse kohta, mis on mainitud artiklis 26 ja 27. Aga püüdes vastata sellele, kas inimõigused on vabalanguses või isegi langemas, ja kui me tuleme tagasi selle aja juurde, mida kirjeldab pilt meie programmi kaanel, ehk siis 100-150 aastat tagasi, siis ma ei usu, et külas oli rohkem privaatsust. Mitu nädalat tagasi või kuu tagasi Tallinna lennujaam evakueeriti sellepärast, sest leiti väga udupeen seksimänguasi. Ja me jätkuvalt ei tea, kes see inimene oli, kellele see kuulus, aga 100 aastat tagasi külakogukonnas oleksid kõik kohe teadnud, kes see oli, kellel oli see mänguasi. Küsimus pole selles, et Vene luure või Hiina luure või USA luure võivad internetist üles leida, et keegi taolise asja ostis. Elektritelegraaf, mis leiutati mingisugune 150 aastat tagasi, telefon, mida kasutati natuke hiljem. Alguses ei arvanud keegi, et see oleks mingi turvaline või privaatne vestlemise vorm. Kõik tuli krüpteerida selleks, et see, mis sina edastad, ei oleks teada kellelegi teisele. Nii et ma arvan, et see on lihtsalt üks asi, mille me oleme ära unustanud. Ja mingil hetkel, ma ei tea küll, mis põhjusel, hakkame mõtlema, et meie suhtlemine internetis või meie telefonikõnesid ei saaks pealt kuulata. Kuid nende asjade reguleerimine on väga problemaatiline. Kas tänu meile endale või mitte tänu meie oma julgeolekuteenistustele või lääneriikide julgeolekuteenistustele, vaid tänu teistele riikidele nagu Hiina ja Venemaa. Me päris kindlasti saame reguleerida seda, mida teevad meie teenistused, mida nad siseriiklikult teevad. Aga kuivõrd internet on vägagi globaalne keskkond, siis me ei saa reguleerida seda, mida teevad teised riigid. Meie jagatud internetis, seetõttu see on probleem. Ja ma olen üsna skeptiline selle suhtes, et rahvusvaheline õigus suudaks seda reguleerida. Nagu eelkõnelejad ütlesid, rahvusvahelise õiguse jõustamisega on probleemid. Isegi need asjad, kus on väga lihtne märgata rikkumisi, kuid eraelu, privaatsus, kus tema rikkumine interneti kaudu on vägagi võimalik, järelikult eraelu kaitset ei ole võimalik anda. Nii et ma teen väga kiiresti saan üle võtta. Ma tean, et need asjad on languses, olukord on halb. Kõikides nendes kriisides, mida meie moderaator või mida avaja rääkis viimaste aastate jooksul, seda ei ole põhjustanud tehnoloogia, vaid inimesed. Ei mingit paanikat ja säilitagem terve mõistus. Aitäh! Aitäh, Ivo! Väga hea paralleeli eest külakogukonnaga. Mõtleme natuke selle peale, kuidas sobib see õigusega olla unustatud. Külainimestel seda õigust ei olnud. Mida nüüd surutakse peale Google'ile ja teistele. Aga läheme edasi Mattiga ja palun. Chairman, Lugupeetud esimees, mu daamid ja härrad, kõigepealt tahan loomulikult teid tänada, et te mind kutsusite ja meie vastasutatud keskust sellele olulisele koosolekule, konverentsile. Julgeolek on stabiilse ja prognoositava ühiskonna alus. See on väga oluline sellele, kuidas me mõistame
inimõigusi. Franklin Roosevelti olukorrast riigis kõne rääkis vabadustest. See oli inspiratsiooniks inimõiguste ülddeklaratsioonile. Üks 4 vabadusest oli olla hirmuvaba. Seda mainitakse inimõiguste ülddeklaratsiooni preambulas sissejuhatavas osas. Julgeolek tähendab funktsioneerivat seaduslikkust, seaduste ülemuslikkust, mis annab meile vabaduse hirmus, vabaduse kuritegevusest, füüsilise vägivalla eest ja rahvusvahelise agressiooni eest. Paljude erinevate tegijate koostöös on hirmust võimalik lahti saada ühiskonnas. Soome, kes 2 päeva tagasi tähistas oma 100. iseseisvuspäeva. Soome on kõige turvalisem ühiskond maailmas. Statistika alusel on viimase 20 aasta jooksul toimunud areng positiivne. Samal ajal inimeste usk julgeolekusse on langenud. See loomulikult paneb meid kõiki väga muretsema. Peaaegu kõik uuringud näitavad, et kodanikud tunnevad ennast ikka vähem ja vähem kindlana. Inimeste ja riikide jaoks on julgeolek eksistentsiaalne väärtus. Selle vähenemisega peab tegelema. Ohtu ei tohi eitada, kuid hirmuvabadus nõuab seda, et hoolimata ohtudest usaldavad kodanikud oma riiki, et see toimib ja kaitseb igapäevase elu jätkumist. Julgeolek on riigi eesmärk. Hirmuvabadus on nii soov kui missioon meie kõigi jaoks. Franklin Roosevelt rääkis visioonist, et ükski riik ei ole olukorras, kus ta saaks füüsiliselt rünnata ühtegi riiki mitte kusagil maailmas. See tänase päevani kehtib, kuid visioon on laiem. Praeguses julgeoleku olukorras on sise- ja välisjulgeolek ühised, neid ei ole võimalik lahutada. Globaliseeruvas maailmas on erinevad võimuvõitlused globaalse ulatusega. Seosed sise- ja välisjulgeoleku vahel muutuvad tugevamaks. See ei tähenda, et tavaline konventsionaalne sõjaline julgeolek tuleks ära unustada. Konventsionaalne sõjaline tõrjevõimekus on vägagi oluline, kuid piirid on muutunud. Reageerimise lävend on kõrgem, kui väiksed rohelised mehed ületavad piiri, siis käivitatakse reaktsioon. Ning küberrünnakud ning droonid võitlevad meie võitlusi. Me oleme näinud tuhandeid lende Vahemerest Põhjamereni. Pole küsitud, kuhu nad lähevad ja miks nad lendavad. Soomes me näeme, et asüüli taotlejad tulevad ennenägematutes kogustes üle idapiiri, mida on alati väga hoolikalt valvatud. In the sense of security among Hübriidmõjudsid mõistetakse kui koordineeritud tegevusi, kus riigil ja mitteriigist tegijatel on erinevad võimuvahendid, millega nad saavad kasutada ära nõrki kohti, et edendada oma strateegilisi eesmärke. Need erinevad vahendid võivad olla poliitilised, majanduslikud, tehnilised ja andmetel põhinevad. Nad võivad ka ekspluateerida näiteks sotsiaalmeediat. Hübriidtegevus hõlmab ka IT-tegevust, sellist tegevust, mis süstemaatiliselt muudab avalikkuse arvamust ja inimeste turvatunnet, samuti ka poliitikute hoiakuid. On strateegiline nende jaoks võtta vastu otsuseid enda huvides. Eriti just ajastul, kus infot saab kätte reaalajas pea igalt poolt, on väga palju võimalusi ka mõjutada seda infot.
Me oleme näinud süsteemseid tegevusi, mis on mõeldud avaliku arvamuse mõjutamiseks, inimeste käitumise muutmiseks ja seetõttu ka terve ühiskonna muutmiseks. Need tegevused on mõeldud ka pettusteks ja on mõeldud ka selleks, et inimesed tegutseksid oma parimate huvide vastu. Sellised mõjutusvahendid on eriti mõjusad, sellepärast et nad võimaldavad manipuleerida inimeste hoiakuid ja vaateid. Ühiskonna nõrki külgi otsitakse ja kasutatakse ühiskondade vastu ära. Kas see ongi uus normaalsus? Isiklikult ma pean ütlema, et see ei ole probleem, millega me ei saa toime tulla. Me oskame koordineeritult töötada, samas me ei ole piisavalt paindlikud praegu, et nendele väljakutsetele vastu tulla. Me tihtipeale kaitseme selle asemel, et olla aktiivsed oma strateegiates. Ohud võivad tulla sellest, kui ka juhindume hirmust, aga ohtudega saab hakkama, kui need piisavalt analüüsida. Hübriidohtude keskuses just arendamegi oma poliitikaid selles suunas. Sõnavabadus on üks 4 vabadusest. Pressivabadus on meie demokraatia nurgakivi, et ühiskond oleks teadlik sellest, mis toimub nende ühiskonnas ja terves maailmas. Digitaliseerimise tõttu on sotsiaalmeedia arenenud väga kaasavaks keskkonnaks ja annab ruumi, kus saab läbi viia konstruktiivset dialoogi, kuid samas saab ka seal õhutada konflikte ja lõhestumist ühiskonnas. Kiirelt arenev info, seda saab kasutada ka demokraatia protsesside hävitamiseks. Seda saab kasutada inimeste ähvardamiseks ja kartmata seadusi. Vabadus hirmust on ka üks põhiõigus ja me peame kõiki õigusi, kaasa arvatud sõnavabadust kaitsma. Suur tänu tähelepanu eest. Aitäh teile, Mati. Vabadus hirmust. See on üks väga kena mõte, aga me tuleme tagasi selle teema juurde ning nüüd on aeg Paulil sõna võtta. Tere tulemast kõigile, suur tänu, et te mind siia täna olete kutsunud. Olen jurist ja programmeerija ja juba aastaid mõtleme selle peale, kuidas me saame internetti reguleerida. See on väga keeruline küsimus, sest et me elame sellisel ajastul, kus ei ole ainult tegemist ühe interneti või digitaalse revolutsiooniga. Tegelikult on terve rida revolutsioone, mis ühtaegu toimuvad. Digitaalne revolutsiooni, selle tõi esile internet, aga siis tuli internetirevolutsioon 90-ndatel, mobiilsuse revolutsioon ja nüüd on tehisintellekti revolutsioon. Nii et väga raske on kõike seda reguleerida ja me peame lihtsalt selle olukorraga leppima. Me peame saama aru, et me ei saa töötada välja uusi seadusi, mis reguleerivad kõiki neid uusi nähtusi, eriti kui me ei võta aega ja kui me ei vaata korralikult või uuri, kuidas inimesed kasutavad neid tehnoloogiaid. Väidetakse, et need tehnoloogiad on neutraalsed. Neid võib kasutada heaks ja neid võib kasutada halvaks, nii et see kõik oleneb inimestest. Ja väidetavalt mitte nii väga tehnoloogiast. Aga see ei tähenda, et me ei peaks vaatama, kuidas neid tehnoloogiaid arendatakse. Ma olen täiesti nõus sellega, mida David varem ütles. Me ei vaata ju tegelikult, me ei jälgi, kuidas programmeerijad rakendusi, algoritme välja töötavad ja see on suur väljakutse. Kui me vaatame näiteks programmeerijate õppekavasid üle maailma, siis me ei näe seal seaduse aineid. Programmeerijad ei õpi seaduste kohta.
nad töötavad välja selliseid algoritme, mida nad peavad vajalikeks ja nad lähtuvad oma tööandjate vajadustest. Nii et me peame midagi ette võtma selle kõige suhtes. Me peame kindlustama, et programmeerijad ja need organisatsioonid, kes tarkvara arendavad, teevad seda selgete reeglite järgi. Ja siin on jälle üks suur väljakutse. Reeglite selgus, mis puudutab internetti. Mul on selles suhtes suuri probleeme. Meil ei ole rahvusvahelisi instrumente, mis käsitleks internetti. Meil on küberkuritegude regulatsioone, e-kaubanduse regulatsioonid, aga väga vähesed riigid on allkirjastanud need konventsioonid, nii et meil on puudu rahvusvahelistest seadusandlusest. Loomulikult tavad, lepped on hea allikas, aga kes uurib tavasid, mis puudutavad interneti kasutust? Mitte just väga paljud. Nii et väljakutse seisneb siis selles, et kuidas tõlgendada olemasolevat internetiseadustikku digimaailma. Euroopa Liit üritab midagi selles suhtes ette võtta ja meil on kuskil 30 direktiivi ja määrust, mis käsitlevad internetti. Aga üllataval kombel mitte kõik need regulatiivsed katsetused ei ole õnnestunud. Näiteks andmekaitse üldmäärus, mida ma mainisin, mis jõustub järgmisel aastal, see on väga põhjalik regulatiivmeetmete kollektsioon ja see räägib ka privaatsusest, aga samas on seda väga raske lugeda ja seda mõista. Ma arvan, et ei ole palju neid, kes saavad sellest tõesti lõpuni aru. Ja seda on kindlasti ka väga raske seetõttu ka rakendada ning üks suurematest väljakutsetest, mis meid ootab, on nende normide tõlkimine. Internetiühiskonna normide tõlkimine või tõlgendamine pigem sellisteks normideks, mis oleks kergesti rakendatavad, eriti rakendatavad programmeerijatele ja arendajatele. Nii et kui kõik on nii üldiselt sõnastatud, nagu on andmekaitse üldmäärus, siis see toob ka endaga kaasa suuri riske. Samuti ma leian, et tehnoloogiat peaks aga vaatama kui inimõiguste võimaldajat, mitte ainult ohustajat. Näiteks, kui meil ei oleks internetti, siis me ei saaks sõnavabadust rakendada nii, nagu me seda teeme praegu ja üleilmne ühiskond ei saaks niimoodi toimida, nagu ta praegu teeb. Ilma internetita ei saaks me ju online kaubandusega tegeleda. Näiteks praegu VKE-d funktsioneerivad palju paremini tänu internetile, nii et mõelgem sellele, enne kui me hakkame piirama ja reguleerima internetti. Loomulikult on ohte, mis puudutavad privaatsust ja sõnavabadust, aga kindlasti ei tohiks jätta kõrvale ka eeliseid. Nii et minu meelest see väljakutse, millega me silmitsi seisame, on siis leida need normid, mis internetiühiskonnas on välja arenenud, sest minu meelest juba on normid olemas, aga neid ei ole veel tuvastatud, leitud. Need on põhimõtteliselt normid, mida on välja töötanud inimesed, kes kasutavad internetti ja need peaksid olema ka regulatiivse tegevuse aluseks. Vastupidiselt siis sellistele regulatiivsetele meetmetele, mis arendatakse välja eraldiseisvalt internetiühiskonnast. Nii et tulevikuseadused peavad olema lihtsasti tõlgendatavad programmeerimiskoodi, sellepärast et programmeerimiskood on ka üks inimõiguste parimaid kaitsevahendeid digiühiskonnas. Aitäh! Nii, siis oleme saanud hea ülevaate ja jõudnud isegi käsitleda veel pooligi neist asjadest, mida me tahtsime käsitleda, aga alustame teist. Et rääkisite selgetest reeglitest tehnoloogia ettevõtete jaoks, aga need on eraettevõtted. Te olete jurist, peale selle, et olete tehnoloogiaspetsialist. See jurist teis peaks ju teadma, et me
saame reguleerida ja me teeme seda. Ja valitsus juhib neid seda seaduste loomist ja nad seavad piirid eraettevõtlusele, erasektorile. Aga enne kui te vastate, siis tahaks mainida, et teil kõigil on nüüd võimalik küsida küsimusi. Ja kogun teilt küsimused kokku, võtame paar küsimust ja kindlasti vaadake, et kui te küsite küsimusi, siis kasutate ka mikrofoni. Meil on siin paar inimest, kes võimaldavad seda. Aga võtame kõige alustuseks paar küsimust ja siis arutame. Anto. Tere hommikust, Anto Veldre. Praegu töötan Riigi Infosüsteemi Keskuses. 2 tehnilist märkust ja 1 küsimus. Intel Management Engine, see mõjutas meie arvuti nii-öelda ema laeva või ema tarkvara, ema plaati. Paar päeva tagasi Saksa siseminister nõudis, et igasugused nii-öelda tagauksed, mis on ehitatud süsteemidesse sisse peaks olema suletud. Tõlk vabandab, et pigem peaks olema igas süsteemis tagauksed olemas ja minu küsimus on, et kas te näete erinevusi nüüd pärast Ameerika presidendivalimisi ja kas te arvate, et see Saksa siseministri arvamus võiks ka meid mõjutada, meie järgmise e-valimisi näiteks? Thank you very much. I represent... Suur tänu. Mina esindan Eestit Euroopa Parlamendis ja ma olen mitu aastat tegelenud küberjulgeoleku ja kaitsevaldkonnaga ja ma usun, et peamine küsimus on seotud sellega, kuidas tasakaalustada tehnoloogia kasutamist inimteadvuse ja intellektiga. Sellepärast, et kui me kasutame tehnoloogiat, siis me tunneme sellega ennast üha mugavamalt. Me usaldame tehnoloogiat ja ma arvan, et praegused arengud tehnoloogias vajavad teadlikke, vastutustundlikke kodanikke. See ongi see probleem. 2 nädalat tagasi meil toimus Euroopa Kaitseagentuuri iga-aastane konverents ja jällegi tekkis see probleem, kus me rääkisime sellest küberhügieenist. Alustame siis nullist. Me peame oma lapsi ja riigiteenistujaid õpetama, kuidas interneti siseneda, samamoodi nagu me õpetame lastele käte pesemist, enne kui nad sööma hakkavad. Ja ma arvan, et see ongi see probleem, mida me oleme lahendanud. Teine küsimus on seotud sellega, kui me räägime tasakaalust robotite ja inimeste vahel. Eelmisel nädalal parlamendis me kuulasime Daimleri eksperti, kes rääkis meile sellest, millised on siis inimnäolised robotid, kes tulevikus suhtlevad meiega. Ja küsimus oligi jälle siis selles, mis on siis see tagasiside robotitelt inimestele. Ja kas tegemist on sellise suhtlemisega, mis annab meile sellist pealekaudsemat mõtlemist, et nagu interneti kategooria, kas mulle meeldib või ei meeldi, kuid põhiline väljakutse on siis see, kuidas säilitada seda olukorda, meie kodanikud tunnevad vastutustunnet oma otsuste eest ja suudaksid vahet teha valede ja tõe vahel. Ja kui me räägime nüüd vahet tegemisest ka õiguste ja väärtuste osas, siis tihtipeale me reageerime igale rünnakule sellisena, et see on nüüd rünnak meie väärtushinnangute vastu ja euroopaliku eluviisi vastu. See ei ole alati nii. Ja ma arvan, et me peame
väga selgelt mõtlema selle peale, mis on meie väärtused, inimväärikus, solidaarsus, vastutustunne, sellised asjad. Suur tänu. Thank you very much. Suur tänu. Ja ma rohkem sõnasoovijaid praegusel hetkel ei näe, nii et pöördume uuesti paneeli poole. Siis püüame mõista seda, mida me oleme just kuulnud ja küsimus ongi see, et jah või ei, kas me näeme siis tehnoloogia rakendamises erinevusi ja härra Kelam tal ei olnud küll rohkem küsimus, vaid kommentaar, aga kas pöördume tagasi nende normide juurde, millest mitmed teist ka rääkisid, kas need on samad standardid, kas meil on teistsuguste normide või standardidega tegemist, kui me räägime küberruumist, kui me kasutame uut tehnoloogiat, kes alustab? Ma arvan, et me näeme siin erinevaid norme küberruumis, aga me ei ole suutnud veel kõike tuvastada. Me ei ole neid suutnud ära õppida ja põhimõtteliselt on meil tegemist erinevate ühiskondadega, kes tegutsevad küberruumis ja nad tegutsevad vastavalt teatud reeglitele. Siin on ka tegemist erinevate rahvustega, mis kasutavad internetti ja kes suruvad peale omaenda väärtusi ja seetõttu näevad ohtu teistest väärtustest ja teistelt rahvustelt. Eile meil oli ka arutelu selles osas, kui me räägime Ameerika Ühendriikide ja Euroopa erinevusest, mis puudutab kõnevabadust ja sõnavabadust. Ja Ameerika Ühendriikides näiteks, mis loomulikult hindab sõnavabadust väga kõrgelt, on ikkagi teatud piirangud sõnavabadusele. Aga nad on erinevates kohtades paika pandud võrreldes Euroopaga. Näiteks Ameerika Ühendriikides see piir jookseb sellist koha peal, kus on rohkem seksuaalse sisuga tegemist, mida võib päris laialt tõlgendada ja Euroopas meie lubame suuremat vabadust seksuaalsele sisule, aga meie piir jookseb näiteks lapsporno piiri pealt, kus keegi ei lubaks ta ei Euroopas ega Ameerikas. Aga Ameerika Ühendriik on märksa liberaalsem, mis puudutab seda sisu, mis puudutab näiteks teist maailmasõda. Aga Euroopas meil on väga selgelt see joon siin tõmmatud. Nii et me elame siin ühes ülemaailmses internetipõhises kogukonnas, aga me rakendame siin erinevaid väärtushinnanguid. Ja samal ajal me näeme ka siin digitaalseid kogukondi, kellel on oma väärtused ja mida me ei ole veel praegusel hetkel tuvastanud ja peaksime seda tegema. Ja kuna Ameerika Ühendriike mainiti, siis meil on esindaja olemas ka. Kas teil on erinevad väärtushinnangud või on inimõigused ja väärtused? Väga huvitav küsimus, et kas me nüüd avastame ja oma norme või peame nende üle läbirääkimisi. Ameerika Ühendriikides meile meeldib mõelda seda, et me hindame sõnavabadust, mis on meie põhiseaduse esimene muudatus, aga kui me räägime sellest kodeerimisest kui vabadusest, siis see internet tähendabki esimest seaduse muudatust, mis on siis saanud tõeks ja eluks internetis ja mida me praegusel hetkel näeme, on selline progressioon, mis siis toimub. Ja see progressioon võtab rohkem aega ja mulle meeldib mainida seda, et pärast seda, kui Gutenberg trükikirjale jõudis, läks 50 aastat enne, kui raamatud hakati korralikult trükkima, nii nagu meie neid tunneme. Sest varem oli see automatiseeritud kirjutamine. Me näeme tuleviku, mineviku analoogides. See 50 aega läks aega enne, kui hakkas keegi leiutama ajalehte. Erasmus kartis seda, et raamatut oli liiga palju, inimaju ei suuda sellega toime tulla. Ma usun, et väiksemal skaalal me näeme seda ka, kui hakkasid tekkima blogid ja seetõttu mina hakkasin sajandi alguses internetiga rohkem tegelema. Suur vabadus oli, me kuulsime neid uusi hääli, siis hakati majanduslikult seda ära kasutama, tekkis rämpsreklaam, edasi tekkis siis poliitiline manipuleerimine ja libauudised samamoodi nagu reklaam ja siis ja samamoodi internetis su ema võis oma muusi süüa igal pool maailmas ja reklaamijad kasutasid seda erinevatel eesmärkidel. Me näeme siit teatud progressiooni
ehk siis meil on tegemist vabaduse kasutamisega, selle vabaduse nautimisega. Ja võib öelda, et me oleme selles üledoseerunud ja siis on siis majanduslik ja poliitiline kasutamine ja siis soov seda kontrollida, kuid põhimõtteliselt me mõistame, millised need on meie normid ja me jõuame siis uue mugavustasemeni, kuidas me suudame sellega hakkama saada. Näiteks, kui ma mäletan seda, kui tekkisid igale poole telefonidesse telefonis olid juba fotoaparaadid ja salvestusvõimalused, siis kõik kartsid, et nüüd me hakkame seda garderoobi kaasa võtma ja hakkame filmima, pildistama teisi inimesi. Nii et kas me hakkame siis süüdistama tehnoloogiat, et nemad teevad meile seda? Ei, me ju ei tee pilte üksteisest alasti, siis on vale. Ja me teame, millised on meie normid. Me ei võta seda garderoobi kaasa, kus me riided vahetame. Nii et meil on tegemist selliste normide osalise aruteluga ja selleks läheb aega. Kui me räägime internetist, mis on nagu trükikirja leiutamine, siis me oleme võib-olla jõudnud aastasse 1479 Gutenbergi ajärgi. Varaneb hetk alles. Suur tänu. Ja tahtsin kommenteerida seda küsimust, mis puudutab haridust ja interneti. Ma arvan, et see on väga oluline, et me peame investeerima ja esimesest etapiks peaks olema see, et me peaksime õpetama kodanikele seda, kuidas tuvastada libauudiseid. Meie oma keskuses järgmisel aastal me kavatseme välja anda e-õppeprojekti koolide jaoks. Ja seda avaldatakse mitmetes keeltes ja see on nagu mäng ja koolilapsed saavad siis ka õppida, kuidas nad tunnevad ära libauudised ja siis nad võivad minna järgmisele tasemele, kui nad mängus edasi liiguvad, aga see tuleb välja järgmisel aastal. Mina samuti tahtsin viidata sellele, mida ütles härra Kelam. Küsimus ongi selles, kuidas saavutada tasakaalu, et kas me nüüd kasutame oma tervet mõistust. Ja see asi, kus me näeme teadlike kodanike edasist arengut, siis see on oluline, siis meie koolisüsteem juba teeb päris head tööd, sest vaadates lapsi, siis ma ütlen, et nad teavad rohkem kui mina. Ja tean ka seda, et nad on, kust nad seda õppinud on, et kodus nad seda ei õppinud. Ja siis hübriid Oivakeskus ilmselt ta annab sellele täiendava panuse tulevikus, aga kui me räägime inimestest ja robotitest, siis ma olen näinud ka lapsena filmi Space Odyssey 2000 ja see on mind ka mõjutanud ja mõtlesin selle küsimuse peale, mida te tõstatasite. Ja tõepoolest me vajame siin teatud määral tasakaalu. Ja siiamaani me ei ole suutnud väga hästi tegelikult tulevikku ennustada, me oleme oodanud juba tehisintellekti päris pikalt, aga me tegelikult ei tea, kuidas see siis areneb ja milline ta välja näeb. Siiamaani on olnud alati see niimoodi, et tehnoloogia tuleb kõigepealt ja seadusandlus tuleb hiljem. Nii et ma kardan, et see on liiga keeruline reguleerida mingit sellist asja, mille puhul me ei tea, kas see on olemas ja milline see saab olema. Suur tänu, Moitse. Jällegi sarnaselt eelkõnelejatega ma tahaksin viidata sellele küsimusele, ma leian, see on oluline teadlikkuse tõstmise mõttes, mitte ainult see puudutab ainult noori, vaid ka teisi põlvkondi. Ja me peame suurendama teadlikkust uute tehnoloogiate osas. Meedia on üks asi ja see ei puuduta mitte ainult noori, kes saavad uusi teadmisi võimalike ohtude või võimalike kasude kohta uue meedia osas, aga nad õpivad ka tehnoloogiat kasutama, mille kaudu nad saavad austada mitmekesisust ja inimõigusi. Ning mainisin varem ka seda, et meie oleme õppinud eraelu puutumatuse reegleid sellisel viisil, et me oleme kasutanud Facebooki erinevates valdkondades ja seda oma naha peal tundnud, kuid me näeme ka seda, et noored, kes kasutavad internetitehnoloogiat, siis
see puudutab muidugi mitte ainult noori, vaid ka teisi, kui me räägime vastutustundlikust kasutamisest ja me ei räägi ainult tehniliste aspektide äraõppimisest, vaid me räägime ka sellest, et tuleb õppida sellega kaasnevat vastutuskohustust. Ja siin me pöördume tagasi selle diskussiooni juurde, mis puudutab inimõigusi ja ma arvan, et meediaharidus, see on üks variant, kuidas selle asjaga edasi liikuda. Meil on mõningaid ideid selle kohta, kuidas edasi liikuda nende standardite osas, kuid ma tahaksin jagada ühte kommentaari teiega, kui töötati välja küberjulgeoleku konventsioon Euroopa Nõukogu poolt ja siis sealsed riigid, kes tulid kokku ja seda tööd tegema, siis nemad suutsid päris hästi jõuda kokkuleppele nende põhimõtteliste normide osas, et mis on õige, mis on vale. Nii et nagu vastates sellele, et meil oleks vaja selliseid selgeid põhimõtteid. Ma arvan, et meilt need põhimõtted on juba olemas, sellest saadiku Mooses andis meile oma kivitahvlid, nii et ei tohi tappa ja varastada ja nõnda edasi. Nii et selles mõttes meil on siin küsimus selles, kuidas me nüüd võtame need üle praegusesse keskkonda, nagu Moitse seda just kirjeldas. Nii et siin on tegemist veel ühe küljega, milles me veel rääkinud ei ole, et võib-olla siis keegi teine tahaks, võib-olla keegi tahab kommenteerida seda, mis puudutab seda tasakaalu ja kuhu see joon tõmmata, kui me räägime siis sellest ette ennustavast algoritmist või analüütikast. Ivo oli väga skeptiline, et kui me räägime tehisintellektist, siis tehisintellekt ei ole veel põhjustanud suurt kahju, aga võib-olla sellepärast, et kuna me ei tea seda, siis me kardame seda rohkem, kui me peaksime või muidu seda kardaksime, aga ikkagi meil on tegemist nende küsimustega, mis puudutavad seda põhimõttelist inimõiguse küsimust ka. Ja üks nendest küsimustest ongi olnud see, et inimestel on ju samad õigused ja äkitselt, kui me nüüd teame seda, et kui meil on tegemist arvutipildi või algoritmiga, mis võib teie kohta midagi ennustada, siis siin selle põhjal toimub mingi tegevus, kuhu me selle piiri siis tõmbame, mis on õige, mis on vale. Ja kuidas see tehnoloogia siis rakendab ühiskonna erinevaid norme. Me rääkisime sellest eile ka, et me teame nüüd praegusel hetkel seda, et tehisintellekti programmid võivad ka näotuvastuse kaudu tuvastada seda 90%, kas inimene on homoseksuaalne või mitte või milline tema kalduvus on. Läänemaailmas meil ei ole sellega probleeme tavaliselt, aga paljudes riikides on tegemist seaduse rikkumisega ja kas nüüd need riigid siis hakkavadki riiki sisenevad turiste nende ekraanide ette seadma, siis mis siis edasi juhtub? Et see ongi see küsimus, et kas et võib-olla selle oleme juba väga libedal jääl siin, aga vaatame veel ühte teemat näiteks, et kui me vaatame seda, mida kasutatakse, millele on viidatud, siis mida ütles härra Griffiths alguses on see, et meil on siin väga palju sellist ette ennustavat analüütikat, mida kasutatakse juba ka poliitikas praegusel hetkel, siis seda kasutatakse väga hästi näiteks ka Iisraelis, et me oleme näinud seda, et tegemist on väga pikaajalise trendiga ja nad ei nad ei näe, et kõikidel oleks samad õigused või õiguste puudumised, et kõik, kui läbite lennujaama kontrolli, siis me paneme ju veepudelid, peame ära andma, sellepärast, et keegi teine kord võib olla pannud veepudelisse midagi ohtlikku, aga nüüd selle tulemuseks see, et me peame kõik oma veepudelid ära andma. Ja iisraellased on teinud seda väga pika aega, nemad kontrollivad erinevad inimesi erinevalt, et nad eeldavad teie puhul teatud väärtuse olemasolu, mida nad teiste puhul näiteks eelda, aga nüüd nad teevad seda masinad. Nii et teatud juhtudel see toimib, aga kas see peaks toimima, kuhu me selle joone tõmbame? Ja kui me räägime siis sellest teemast, kas on teil kommentaare?
ma ei ole siin päris taga, aga ma sain mikrofoni kätte. Jolien Verge ja ma võtan natuke hiljem sõna ise. Ma olen pärit Ühendkuningriigist. Minu küsimus on väga lihtne, see on seotud omanduse kontrolli küsimusega internetis, meedias. Ja minu esimeseks reaktsiooniks on see, kuidas ma saan olla kindel, et mul oleks selline turvatunne sotsiaalmeedia ja internetifirmade osas, mis on eraomanduses ja põhimõtteliselt nemad on huvitatud ainult kasumist. Et kuidas me saame seda kontrollida, et kelle oma on internet. Nii et kes kontrollib interneti, see ei ole mingi rahvusvahelise režiimi kontrolli all ju. Nii et küsimus ongi selles, milline on see omanduse fakt, miks on see tähtis ja kuidas see võib mõjutada meid. Loomulikult minu oma kodumaal, siis me oleme vägagi mures sellepärast, et meediavõim on üha vähemates erakätes ja vaatame ka seda, kuidas see mõjutab meie arusaam sellest, mis poliitiliselt toimub ja kuidas see mõjutab inimõigusi. Suur tänu, veel üks küsimus. I'm Helle Tiikmaa, Eesti Ajakirjanike Liidu eesistuja. Ja kui me räägime ajakirjandusest ja meediast, seda on juba mainitud siin, siis mul on nüüd küsimus põhiliselt Jeff Jarvisele, aga tegelikult ka tervele paneelile. Ja see puudutab teie kommentaare, rääkides sellest tehnilistest võimalustest ja selle piiratuse süüdistamisest, kui me räägime meediamudeli kokkukukumisest. Aga mina näen seda, et tehnoloogiat süüdistatakse selles, et muudatused toimuvad ka ajakirjanduses, et traditsiooniline ajakirjandus sureb, sest meil on tegemist uute tehnoloogiatega ja vanad tegutsemismudelid on vananenud sellepärast, et uus tehnoloogia ohustab seda. Ja minu arvates on ainult vabandus, sest inimestele meeldib see, et nad varjavad ennast selle taga, sest nad on laisad või ahned või midagi muud. Ja ajakirjandus tegelikult ei ela tehnoloogias, vaid see elab ikkagi inimestes. Kas selle kohta on kommentaare? Mida me peaksime tegema selleks, et inimesed ei kasutaks seda vabandust ettekäändena? Suur tänu. Kas hakkame vastama? Alustame Jeffiga, sest teid ka mainiti, kuid ma olen kindel, teisi tahad ka kommenteerida. Nüüd mul tekib aeg-ajalt ka probleeme oma kolleegide ja teiste ajakirjanikega, aga me tihtipeale käitume sellisel viisil, nagu Jumal oleks meile andnud selle tulu ja meetodid ja ajakirjanik sellisel viisil, nagu see on toiminud, peaks jääma alatiseks selliseks ja mina seda ei usu, sellepärast internet on sundinud mul üle vaatama ka ajakirjanduse definitsiooni ja selle, kuidas ta suhestub ühiskonnaga. Me ei räägi tootmisest, sest see on Gutenbergi ajastust, et ajakirjandus on teenus ja ajakirjanduse edu või läbikukkumine on seotud sellega, kas avalikkus on nüüd informeeritud ja minu definitsioon ajakirjandusest on mitu korda tegelikult muutunud. Mina õpetan ettevõtlusajakirjandust ja ma tahan, et õpilased alustaksid ettevõtetega selles valdkonnas ja kuidas me saame aidata ühiskonnal organiseerida oma teadmisi selleks, et olla ise paremini organiseeritud, see on aluseks. Nüüd pärast seda, et me oleme loenguid pidanud Ameerika Ühendriikides ja siis vaadates neid tulemusi, mida me oleme Ameerikas näinud, ma vabandan teie kõigi ees sellepärast, et millised meie valimistulemused on olnud, kuid me näeme seda, et tegelikult on meil ikkagi viisakuse puudusega ja selle ühiskonna tsiviliseerituse tase on eeltingimus selleks, et olla avatud uutele ideedele ja olla informeeritud. Ja minu arusaam ajakirjandusest, nii nagu ma seda ise ka õpetan üliõpilastel, on see, et me tahame, et ühiskonnad oleksid seotud produktiivse viisaka vestlusega ja internet võimaldab meil seda kõike teha sellisel viisil, nagu varem ei ole see olnud võimalik, et ühiskonnad, erinevad kogukonnad saavad kokku, me püüame neid informeerida ja see on osa protsessist, see on midagi muud, aga see ärimudel on see, mis meid takistab,
sest meil on endiselt massimeedia ärimudel, mis on seotud mahuga. Mul on vaja rohkem silmapaare pikemaks ajaks, mis tähendab, et meil tulemuseks on siis kassipildid internetis ja Kardashianide pildid. Meil on odavad trikid selleks, et saada tähelepanu selle asemel, et me hindame asju väärtuse põhiselt. Nii et ma arvan, et me peaksime põhimõtteliselt eksperimenteerima uute ärimudelitega. Siin on tegemist väga pika protsessiga ja selleks, et vastata sellele, mida öeldi varem Ühendkuningriigi poolt, siis ma ei ole kindel, kus kohas see asi meil lõpuks maandub. Ja võib-olla me ei usalda firmasid, et nad interneti kasutaks, aga kui internet oleks Ameerika valitsuse käes, siis ta oleks Donald Trumpi käes ja ilmselt tema kätte kindlasti saa interneti usaldada. Aga kui me räägime läbirääkimistest normide ja võimude osas, kes siis mille eest vastutab, siis siiamaani me oleme näinud seda, et inimesed internetis on suutnud koos tegutseda selleks, et seda kaitsta sellistes valdkondades nagu interneti neutraalsus, aga praegu me oleme hakanud kaotama, aga see ei puuduta meie kaotusi ettevõtetele, vaid valitsusele, sest valitsus tunneb ennast ohustatuna interneti poolt ja ma ei ole päris kindel, kes siin peaks olema võitjaks. Aitäh, Moja. Aitäh mõlema mõtte eest. Tõepoolest, me oleme näinud, et on kasvanud meedia kontsentreerumine. Oligopolid on viimased 20 aastat valitsenud globaalset meediavaldkonda. Meil on 10 meediafirmat, kuhu kuulub Google ja Facebook, kellele kuulub kogu globaalne kommunikatsioon. Küsimus ei ole ainult poliitilisest ülevõtmisest, vaid ka üleüldisest ülevõtmisest. Minu jaoks on meedia küsimus see, kuidas pidada läbirääkimisi üle, nende piirangute üle. Kommerts, ideoloogiline või muu pool meediast, need on kõik olulised. Selles mõttes, kellele see kuulub, ma arvan ka, et määruse mõttes Euroopa ajalugu on näidanud edasiminekut selles mõttes, et tagatakse üldsuse turvalisus kommertsteadete eest. Nii et ma arvan, et me näeme sellise kommertskõne kasvu online'is. Nii et me räägime kommertsõigustest, õigusest ajada äri, aga kodanik, kuidas on kodaniku õigustega? Ma arvan, et see on küsimus, millega seisab silmitsi ajakirjandus ja vastates siit taga sellelt Tamilt tulnud märkusele tõepoolest ajakirjandus näeb nii positiivseid kui negatiivseid muutusi. Me näeme, et ajakirjandus on muutunud palju vähem personaalseks ja kuidagi natukene ennast täis olevaks. Me näeme seda globaalses meediavaldkonnas, me näeme soo küsimust, mis on jälle inimõiguste küsimus, aga teisest küljest me ei saa siin süüdistada tehnoloogiat, teisest küljest ajakirjanikud, informatsioon on ajakirjanikele rohkem kättesaadav. See on rööprähklemine, see on palju nõudev, ajakirjanike surutakse ikka rohkem ja rohkem sinna, et nad annaksid väga kiire reaktsiooni ja see kõik mõjutab uudiste kvaliteeti negatiivselt. Ma arvan, et ajakirjanduse tulevik peaks mõtlema kõigi nende eeliste peale, plusside ja miinuste peale, mis internetil on. Ja me näeme ka, et alternatiivne ajakirjandus on esile kerkimas, kodanike ajakirjandus. Minu jaoks on küsimus, kuidas seda kombineerida sellega, et traditsiooniline ajakirjandus, kuidas seda tuua välja selle nii era- kui avaliku ajakirjandusega, mis netis on esile kerkimas selles mõttes, et üldsus peab saama kätte kvaliteetseid uudiseid. Kui lubate mul ka sekkuda, üks asi, mida mina mõtlesin ajakirjanduses on see, et me olime väga mures, kui me rääkisime inimõigustest ja sellest, et idabloki riikides on teatud tsensorlus ja et see on väga halb.
siis langes raudne eesriie ja tsensorlus on kadunud. Aga kas see on äkki tagasi pöördunud, kas seda on nüüd privatiseeritud ja me ei räägi sellest enam? Sest hiljuti oli mul probleem, püüdes millelegi reageerida online'is, see oli minu kommentaar ja siis tuli välja, et see ei ole võimalik. Sest masin informeeris mind, sest ma olen olnud ebaviisakas ja kinnitan, et taolisi sündsusetuid sõnu ma ei kasuta. Järelikult kellelegi minu eelmine kommentaar ei meeldinud, see võeti maha ja mind pandi musta nimekirja. Facebookid või mis iganes nad Eestis on või Delfid, kes tsensorlus teeb ja me ei näe siin probleemi. Tegelikult me leiame, et kui me mõistame hukka Ameerika meediat või Ameerika kongressi, kes julgustab ikka rohkem ja rohkem taolist tsensorlust erasektori enda poolt. Ja ma nägin ühte tweeti 2 päeva tagasi, mis ütleb, et 2006 kuni 2016 internetiettevõtted mõjutavad seda, mis me ütleme, see on halb ja 2017 ei mõjuta seda, mis me ütleme, see on nüüd halb. Me muutsime vahepeal reegleid. Ma arvan, et minusugused inimesed, kes väga seisavad interneti eest, meile meeldib interneti avatus ja me ei saanud täiesti aru sellest, et see avatus viib nii ebaviisakuse kui manipuleerimiseni. Meil on vaja mingisugust kontrollimeedet, aga kes seda kontrollib, kui palju kontrollib, see on vägagi lahtine küsimus. Instinktiivselt ma läheksin rohkem avatuse poole. Olin möödunud nädalal, kus lõigati lahti kogu Venemaa meedia ja kontakta ja Ameerika konstitutsioonis on meil vabadused ja meil on aga me püüame vaktsineerida oma kodanikkonda valede vastu, aga kas see töötab või ei, me ei tea. Aga kas tegelikult pole nii, et nüüd te nimetate seda välisagendiks ja püüte ära võtta selle ajakirjandusliku silti RT puhul? Jah, ja see on probleemne. Aga te räägite siis sellest, mida rääkis Mati. Lõpuks see, mida me teha saame. Kuidas me saame lahti sellest? Lahti saamine võib olla vale sõna. Me ei saa sellest lahti saada, aga parandada olukorda. See tuleb läbi hügieeni, hariduse. Muidugi on see pikk protsess. Ja ma arvan, et me oleme kõik nõus sellega. Ja nägime, et kõikide teie ettekanded rõhutasid seda, et me oleme alles oma tee alguses. On nii? Jah. Jah. Arutelu on ka selles, et me alati kuuleme neid arutelusid vastu narratiivide kohta ja mitte palju meie aktiivsest narratiivist. Et me ühiskonnas me alati oleme millegi vastu, aga mitte nii palju, ei tegutse nii palju proaktiivselt. Paul, ma arvan, et sul on midagi öelda interneti omamise kohta. Jah, aga ma tahaksin viidata teie varasemale märkusele. Teie kommentaari kohta, kommentaaride lukustamise kohta. See on jälle näide, kuidas meil ei ole selgeid reegleid. Esmapilgul on meil kõigil vaba sõnavabaduse õigus, aga kui te vaatate detaile, siis te saate aru, et vähemalt Euroopa Liidus me ei tea, kuidas solvavaid kommentaare käsitleda. Reeglid pole selged. Te viitasite reeglitele, mis on Delfis on ja see on Euroopa Inimõiguste Kohtu seisukoht, mis tegelikult julgustab eraõiguslikku tsensorlust. Aga kui te vaatate Luksemburgi tribunali otsust peale Google France'i juhtumist, olukord on vastupidine. Google France'i juhtum rõhutab olla passiivne, neutraalne ja automaatne. Kui te olete passiivne, ei reageeri kommentaaridele
siis antakse sulle tegelikult vastutusest vabastust. Sina ei vastuta teiste kommentaaride eest, kui sulle ei ole sellest teada antud ja sa pead reageerima. Meil ei ole selgeid reegleid, kuidas reageerida. Ja see iseenesest on teisest seisukohast oht inimõigustele. Kas me räägime ärist või muust, me peame teadma nagu ründaja online'is, milline on soovitav käitumine või ei. Kas ma olen aktiivselt otsima solvavat materjali või nii nagu praegune e-kommentaari direktiiv ütleb, nüüd on teil õigus olla passiivne ja te ei pea monitoorima online sisu. Mis puudutab interneti, siis jah, asjad on väga selged. Me teame, et internet on väga suur infrastruktuur, see on globaalne infrastruktuur. Ja seal on nii palju erinevaid tegijaid, kellele kuulub osa sellest globaalsest infrastruktuurist. On täiesti võimatu öelda, kellele see kuulub. Kellele kuuluvad need kaablid, satelliidid, kõik need erinevad viisid, kuidas signaale edastada, kellele kuuluvad rakendused. Teist osa ilmselt on lihtsama vastada. Aga võib-olla peaksime selle küsimuse ümber sõnastama ja mõtlema selle peale. On ka teine mõju tehnoloogia poole pealt. Aga mida on teinud internet, on see, et ta on andnud majanduse kontsentreerumisele tõuke ja võimule, mis sellega kaasas käib. Ja siis tekib küsimus, kellele internet kuulub. Kes loob uued reeglid? Selleks on erasektor, Facebook, kes loob privaatsusreeglid, Euroopa Kongress ja Euroopa institutsioonid ja Ameerika Kongress, kes jooksevad järgi, mitte 10 meetrit järgi, vaid 10 kilomeetrit on nad maha jäänud. Kas see on õige? Kas me peaksime ettevõtetele selle ülesande jätma? Ärilises mõttes on selge, et kui on kusagil tühi koht, siis see täidetakse ära. Keegi kasutab selle võimaluse ära. Ettevõtted lõid need reeglid ja üldiselt me oleme nendega rahul, aga mis saab siis, kui me ei ole nendega rahul? Kui see võim kontsentreerub nende väga väheste kätte. Seegi võib olla väga suur oht meie ühisele tulevikule, mida me tahame. Selle lool on teine pool ja see on natukene, selle peale mõelda on natukene kenam, siin on positiivne pool. Nimelt blockchaini tehnoloogia. Te olete tõenäoliselt kõik sellest kuulnud. See on üks nendest murrangulistest tehnoloogiatest ja mida ta teeb, on see, et ta detsentraliseerib osa sellest võimust, mis varem oli tsentraliseeritud. Miks pangad on nii mures? Erinevad pangajuhid annavad välja avaldusi ja ütlevad, et krüptorahad on kurjast. Ta tegelikult ohustab pankade monopoli raha ja võimu üle. See satub natukene ohtu praegu, on olemas uus võimalus ühiskonda detsentraliseerida ja see on võib-olla meie päästja, mitte privatiseerimine ja taolised asjad. Aga tegelikult me tahaksime, et kuulajad räägiks mitte meie, nii et palun. Kas keegi sooviks sõna? Ja, palun. Hindrak Lootus, Tallinn University. I've been teaching environmental policy. Olen õpetanud keskkonnapoliitikat ja keskkonnaõigust juba mitu aastat. Üheks õiguseks on õigus puhtale keskkonnale. Ja keskkonnajuristid on nüüdseks jõudnud ühisele seisukohale, et see on inimõigus. Kas sama lähenemist tuleks rakendada? Adekvaatsele kallutamata informatsioonile, võib-olla see on. Võib-olla seda kuskil on deklareeritud, ma lihtsalt ei tea. Ma lihtsalt tahaksin teada. Sõnavabadus on loomulikult inimõigus. Aga ma tahaksin rõhutada õigust saada kallutamata, adekvaatset, piisavalt informatsiooni, mitte absoluutselt tõde, seda pole, aga lihtsalt informatsiooni, aitäh!
väga huvitav, kallutamata informatsioon. Kas on teisi küsimusi? Kas me läheme tõejärgsesse maailma ja küsime, kas on taolist asja olemas nagu kallutamata informatsioon? Kes tahaks alustada? Ivo? Jah. Ma ei usu, et ma läheksin selle peale, et kas tõde on olemas, kas on olemas objektiivset infot. Aga kui me tahame seda kuidagi kehtestada või jõustada, siis on keegi, kes peab defineerima, mis on tõde, mis on objektiivne, mis ei ole objektiivne. Võib-olla see ei ole nii suur probleem väga lihtsate faktidega, nagu näiteks 2 inimest on 2 inimest autost, lähme vaatame, kas on 2 keha seal või ei ole, aga kui me peame otsustama, mis on hea või halb, või nagu te varem ütlesite, mis on vale ja mis mitte, siis ma kardan, et seda on väga raske leida. Ja jälle ma olen natukene skeptiline selles suhtes, kas masin suudab meie ees seda teha. Te kontrollisite, kas olid need inimesed ametisse pühitsemisel või ei. John Slice tegi pildi maailmale. Kas see on see, kus me peaksime piiri vahele tõmbama, ütlema, et see on kallutamata informatsioon, puhas keskkond, puhas info. Ajakirjanikuna oleme harjunud mõtlema, et me oleme objektiivsed, me kaitseme tõde, aga ma olen aru saanud, et objektiivsust ei ole, isegi selles mõttes, et kui me näeme nüüd, et vaidlustatakse teadust ja see on probleem, aga teaduse sees, aga see eesmärk on leida tõde, leida fakte. Ma olen mures maailma pärast, kui keegi on võitud ütlema, mis on tõde ja mis mitte, mis on kallutatud, mis mitte. Nagu parlament ütleb, me püüame haridada üldsust, meie lapsi, et nad suudavad ise otsustada. Ja ma toon siin ühe näite, kus asjad praegusel hetkel on, platvormide mõttes. Peale valimisi oli Google'i tipp-otsingumootorid inimesed otsingumootori ala juhid kutsusid kokku inimesed ja küsisid, mis toimub. Nende otsingute prioriteedid on kallutamata. Google'i pilt maailmas võib olla tõesti lame ja tõene. Aga Google'il polnud võimalust teha muud, kui kompenseerida seda manipulatsiooni, mis aset leiab. Kui aasta tagasi te otsisite kliimamuutusi Google'is, siis te oleksite saanud üsna head tulemused. Aga kui päring on, kas kliimamuutus on reaalne, siis pool sellest on täielik jama. Miks? Google hindab asjakohasust, ta tahab teada kasutaja vajadusi, ta kuulab, milline on kasutaja käitumine. Ehk inimesed, kes minu arvates on piisavalt rumal, et küsima, kas kliimamuutus on reaalne, on piisavalt rumalad, et klikata konspiratsiooniteoriaid. Nii et see tõuseb ettepoole ja seetõttu annab Google halbu tulemusi. Google tegi aprillis tulemuse võtta arvesse otsingute usaldusväärsust, allikate usaldusväärsust, nende kvaliteeti otsingust, nagu 3. klassi tüdruk tuleb ja otsib oma kodutöö jaoks, kas kliimamuutus on reaalne, siis Google annab teaduse vastuse. See on väga-väga suur samm. Ehk me anname nüüd Google'ile võimaluse seda teha, sest süsteem, algoritm tegi oma tööd halvasti. Seda manipuleerisid vandenõuteoreetikud. Olgem teadlikud sellest, et me oleme andnud neile selle võimu. Lõpuks tagasi teie küsimuse juurde. Raske osa siin on mitte reguleerida tehnoloogiat ja jätkuvalt reguleerida põhimõtteid. Kiire näide. USA-s on meie postikommunikatsioon, kirjasalatus on tagatud valitsuse eest ainult siis, kui seda saadetakse esimese klassi või kallima kirjaga, sest seadus kirjutati siis,
siis teised sõnumid ei ole kaitstud, internetti ei olnud. Seadus oleks pidanud olema kirjutatud, et erakirjavahetus jääb privaatseks, kui ei ole käivitatud uuringut. Küsimus ei ole tehnoloogiate küsimuses, me peame kirjutama seadused põhimõtete tasandil. Aga kiire küsimus. Mojca, on sul teistsugune Euroopa perspektiiv puhta keskkonna suhtes? Me rääkisime enne robotitest ja tehisintellektist. Need asjad arenevad ja minu jaoks on väljakutse see, kuidas mõjutavad neid normid? Normid selles mõttes, et nad mõjutavad seda otsust, mis teeb vahet tõel ja valel. Ma arvan jätkuvalt, et me peame olema teadlikud sellest, et ka internet genereerib vihakõnet, te rääkisite siin enne, tsensorlusest. Ja meil on inimõiguste deklaratsioon loomulikult, mis hindab sõnavabadust, aga internet pole võimaldanud progressiivsetel kogukondadel arendada online'i, arendada seda diskursust, aga seda kasutatakse võimalusena online'is viha levitada. Minu jaoks on vastus ikkagi poliitilises vastuvõttes, ehk vastutus läheb poliitilise ja majanduse eliidi peale vihakõne mõttes. Ma arvan, et sõnavabaduse õigust manipuleeritakse tihti sinnamaani, et see depolariseerib vihakõne. Me näeme, et tänasel päeval poliitikud nõuavad omale sõnavabaduse õigust, aga sõnavabadus on seotud inimõigustega, võrdse ühiskonna küsimusega, ajalugu, kus mõte oli see, et kodanikke kaitstakse võimu kuritarvituse eest. Praegu me oleme olukorras, kus see sama võim nõuab endale sõnavabadust, kasutades seda kilbina selleks, et edendada vihakõnet ja inimõiguste vastast võitlust. Ehk jälle siin me peame vaatama, kuidas määrused on arenenud, kuidas reguleerida sõnavabadust nii nagu ta on, aga me peame püüdma mõtlema võimaliku tuleviku peale. Kuidas võimaldatakse arendada seadust vastutuse põhiselt. Mõistlik avalik arutelu, see oleks minu jaoks see, mida peaks seadusandlus tähendama. Mitte see, et me piirame sõnavõtmist kõikide tehnoloogiliste võimalustega, vaid pigem võimaldada kodanikel, kuidas võimaldada seda, et kodanikud omavad kohta järele mõtleva reflektiivse demokraatia jaoks. Mis selle argumendi väärtus see loomulikult erineb. Aitäh. Aitäh. Ja nüüd võtaks viimase küsimuste vooru ette. Annan ka kõikidele paneelis osalejatele lõppsõna võimaluse, aga enne vaataksime, kas publiku seast tuleb veel küsimusi. Tere, mina olen Paulo Veerat, olen ka samuti ajakirjanik, kuigi praegu tegelen filosoofia õppimisega. Üks põhiline takistus inimõiguste teel on see, et nad tuginevad riikidele, kes peaksid rakendama neid põhiõigusi ja ilma teistpidi ei ole võimalik. Ja teid kuulates hakkasin mõtlema, et kui ma vaatan näiteks internetti ja kurdetakse, et internet on kommertsialiseerunud liialt, et see on tarbijate internet, mitte kodanike internet ja arvestades, mida ütles Moiser selle kohta, et kuidas luua ruumi mõtestamise jaoks,
siis meil olid internetis sellised võimalused olemas ja meil on nad olemas. Enne kui internet tekkis, samuti ka, internet tekitas suuri muudatusi. Aga mu küsimus oleks, et kuidas me saame artikuleerida internetti kui tsiviilühiskonna ruumi? Ja see võiks olla nagu defineeritud riigi poolt, aga kuidas seda saavutada? Tere, Tiia Müller Soomest, Justiitsministeeriumist. Minu küsimus puudutab õigusriigi põhimõtet. Tänane arutelu on õigusriigi põhimõttega väga tihedalt seotud. Selle sügise alguses ministrite nõukogus arutati uusi tehnoloogiaid ning uusi ohte, millega õigusriik seisab silmitsi. Ja ministrid üritasid leida parimaid tavasid, kuidas selle teemaga toime tulla. Ning minu küsimus teile kõigile olekski siis järgnev. Millised on parimad tavad või millised need võiksid olla, et selle olukorraga toime tulla, mis puudutab siis õigusriigi põhimõtet? Oleme kuulnud, et tuleb luua rohkem reegleid, reeglid peavad olema selged, on vaja haridust. Aga kas on veel midagi, mida annaks teha? Nii, parimad praktikad ja õigusriigi põhimõtte küsimus. Kas on veel mõni küsimus? Ei ole. Nii et läheme siis edasi. Kas keegi soovib kõigepealt sõna võtta nende küsimuste valguses? Õigusriigi põhimõttest peaks võib-olla Paul rääkima. Tervitan ka Soome kolleegi. Tere! Meie käivitasime programmi ja selle nimi on vastupidav seadusandlus, resilient legislation, nii et me vaatame neid lünki oma seadusandluses ja kuidas neid võib väärkasutada või kuidas nendest võib kasu lõigata. Nii et vaatame ka neid kohti, kus ametivõimude pädevused ei ole väga selged. Nii et see on selline projekt, mille me oleme nüüd algatanud ja ma loodan, et me selle projekti kaudu saame ka pakkuda infot parimate praktikate kohta. Kõigepealt tahaksin uuesti kinnitada, et meil on põhiõigused, meil on põhimõtted, mille järgi me kõik elame, aga me ei ole seda digiajastusse suutnud üle kanda ja see on see, mida me peame praegu tegema. Me saame selles toetuda kõigepealt poliitikutele, loodame, et poliitikud selle teevad või loodame erasektorile, samas saame ka loota seda kodanikest, et kodanikud võtavad selle ise ette ja otsivad üles, mis on need õiged reeglid. Samuti on ka huvitav vaadata, kuidas käitub enamus, kuidas käituvad vähemused. Meil ei ole näiteks praegu üldse mingit seadusandlust, mis räägiks sellest, kuidas küberruumis tehinguid kindlustada, turvata, aga see tuli ju kõik iseenesest. Ettevõtted hakkasid kõigepealt 40-bitist enkrüptsiooniga krüptimist kasutama ja siis nüüd on 256-bitine krüpteerimine ja seda ei näinud ette ükski seadus. Nii et just seda mina hea meelega uuriks. Ja soovitaksin ka luua väga lihtsaid reegleid. Reegleid, mida saab näiteks panna ühele märgile või ühele veebisaidile. Sellist reeglistikku, mille õppimisega saab igaüks hakkama. Ja millega kõik saaksid kaasa tulla. Meil on näiteid sellest, näiteks ühislitsentsid, mis on loodud
sellised litsendid, millest saavad igasugused erinevad tarkvaraliigid aru. Ja ma arvan, et see on see, kuidas me peaks edasi minema. Nüüd annaksin teile kõigile 1 minuti lõppsõnadeks ja palun, et te ütleksite, mida teie institutsioon saaks ära teha. Suur tänu, et mind siia kutsusite. Minu meelest on väga oluline, et te neid teemasid arutate ja teie küsimused õigusriigi ja ühiskondliku ruumi kohta. Ma arvan, et praegu on küsimuse all ka riigi mõiste. Gutenbergi ajastust juba tekkis see küsimus ja ma ei tea, kuhu see liigub. Aga me näeme, et tehnoloogia on poliitika loojatest eespool, nii et me peame julgustama ja ettevõtteid ka ise reguleerima. Google'i põhimõte on ära ole kuri, ära tegutse kurja nimel. Ja see juba näitas, et tegelikult suurettevõtted ka teadvustavad, et halva tegemine on halb ka äri jaoks. Ja see kunagi oli, sellest kunagi piisas, aga nüüd me peaks eeldama, et ühe ettevõtte moto võiks olla tee head. Nii et me peame nüüd ootama rohkem ka oma erasektorilt, et nad tegutseks eeldusel, et nad tegutsevad moraalselt ja mingi hea eesmärgi nimel. Suur tänu, Jeff, mulle tõesti meeldib teie entusiasm, ma mõtlen, et see kõik ei pruugi nii toimida. Rahvused ja riigid, tulles tagasi teie kommentaari juurde, ma ei ole päris kindel, kas me peaksime jätma reguleerimise seadusandluse reeglite loomise erasektorile. Kodanikuühiskond peaks mõtlema ka sellele teemale ja loomulikult peab kogu seda tegevust viima läbi riikide vaheliselt. Sest kui vaatame erasektorit, siis me näeme, et tegelikult riigi rollid on muutumas nõrgemaks. Kui me võtame näiteks kaubanduslepinguid ja nii edasi. Palman rääkis sellest nõrkade riikide fenomenist, nii et minu meelest väljakutse on ka see, et kuidas me selles globaliseeruvas, digitaliseeruvas maailmas näeme riikide rolli. Varem oli meil vähemalt mingi kontseptsioon selle kohta, et kuidas avalikus ruumis tsiviliseeritud debatti läbi viia, aga pidage meeles, et kes siis osalesid aruteludes, tavaliselt mehed, tavaliselt valganahalised, aga interneti ajastul saavad paljud muud ühiskonna osad ka sõna võtta. Samas oleme ka näinud, kuidas teatud tugevad valdkonnad nüüd näiteks .edu domeenid on nõrgemad ja hariduse domeenid, .org domeenid on nõrgemad. Nii et tulevikus peaksime vaatama, kuidas tehnoloogilist innovatsiooni ära kasutada selleks, et seda ühiskondlikku ruumi internetis tugevdada. Samuti peame mõtlema reguleerimise peale, era- ja avaliku sektori vaheline ja ühiskonna vaheline kommunikatsioon. Mis puudutab avaliku ja erasektori ettevõtteid, siis sellest juba räägiti, aga lõppsõnade juures tahaksin tulla tagasi selle küsimuse juurde, et keda peaks süüdistama, tehnoloogiat või ajakirjanikke. Ja ma arvan, et me oleme kõik nõus, et tehnoloogiat ei ole mõtet süüdistada. Kõik meist teavad, et mõnda ajakirjanikku me teame, kui raske töö neil on ja kui palju vaeva nad näevad, nii et neid ka ei saa süüdistada. Nii et kui me otsime, keda süüdistada, siis võib-olla tuleks süüdistada meid endid kui tarbijaid. Me peaks võib-olla enda kallal vaeva nägema. Samuti mõjutama ka teisi selles suunas, et oleks meedia kirjaoskus ja see kõik aitaks kaasa. 1 minutiga ja hübriid COE on parasjagu näeb vaema selle nimel,
et saada paremini aru, mis on hübriidohud. Ja üks eesmärke ongi tuua eksperdid kokku, ühelt poolt praktikud, siis akadeemiline ringkond ja eraettevõtted. Nii et me loodame, et kui me toome need 3 poolt kokku, siis me saame sellest korraldada häid seminare ja kindlasti ootame teid kõiki ka osalema meie tegevuses. Ja see on väga oluline ka meie riigi jaoks. Võib-olla lääneriikides nad on veel natukene rohkem eemal digimaailmast. Ma arvan, et tulevastel aastatel me näeme rohkem konkurentsi riigi ja eraettevõtluse vahel, mis puudutab interneti seadusandlust. Ma tahaks näha, et ka kodanikuühiskond oleks rohkem kaasatud nende normide väljatöötamisse. Aga ükskõik, kuidas me seda kõike reguleerime, ma tahaks toonitada, et ärgem unustagem tehnoloogia hüvesid. Ma loodan, et me näeme neid tehnoloogiaid kui ka inimõiguste ja põhiõiguste hõlbustajaid. Nii et see tähendab, et meil kõigil on võimalus elada kauem, elada tervemalt selle tõttu, et robotid teevad meie eest töö ära või siis neid paigaldatakse meie kehadesse, et me saaks elada kauem ja õnnelikumalt. Igal juhul loodan meile kõigile kõike parimat. Suur tänu kõigile osalejatele. Oleme juba läinud veidi üle ajakava, nii et ma pikalt ei hakka rääkima, aga üks viimane kommentaar. Ma vaatan, et tavaliselt on seisukohad oluliselt süngemad nii publiku kui ka panelistide seas ja ma arvan, et me võiksime jätkata samas vaimus. Sest et see on midagi, mis viib meie maailma edasi, aga teeme suure aplausi meie paneelile. Aitäh esinejatele. Ja kui minul tekkis üks mõte, kui oli juttu kallutamata informatsioonist, meenutan oma lapsepõlve Nõukogude Liidu ajal, kus ajalehe juhtkiri ja uudised sageli ei kattunud selle ühiskonnaga, mida ma oma silmadega nägin. Aga tollal ei olnud ka vahendeid teistsuguse arvamuse esitamiseks, mis veel olulisem, enamasti nappis julgust selleks. Nüüd on need vahendid olemas. Loodan, et meil on aega ka järele mõelda oma arvamuste üle. Mõni sõnaga me näeme siin seinte peal mitmesuguseid pilte. Need on tänavakunstnik Eduard von Lõnguse koostatud. Paneb kokku ootamatuid asju, ka meie üritame oma konverentsil erinevaid ja ootamatuid asju koos vaadata. Ja veel nii palju, et Eduard von Lõngus on praegu ka liikumas Euroopa riikides, linnades, kus tema 10. loomeaasta puhul, Eesti eesistumise puhul ja ka meie riigi läheneva 100. aastava puhul kasutab ka mobiilirakendusi oma kunsti levitamisel. Aga nüüd oleme ära teeninud lõuna. Kella 1-ni on meil siis lõunapaus, kella 1-ni pärast lõunat, siis jätkame järgmise paneeliga, kas Euroopa põhiõigused on kriisi lävil ja kas inimõigused on vaba languses. Aga seniks jätku leivale ja head isu. Aitäh!